kui üks asi endale hästi korda teha, on see suutlikkus emotsioonide tunnetega toime tulla. Kui selle ühe asja nagu paika loksutad, siis terve hulk muid probleeme laheneb. Inimsuhete alal, tulemuste alal, konfliktide alal. Ja ma ise kutsuks seda paha tunde nõiaringiks. Oletame, et alustame ebameeldivast sündmusest. Võtame äkki näite, mille me võiksime samastuda. Oletame, et hakkasid kliendiga tehingusse minema, aga lõpuks klient ütles, et ei, me läheme kellegi teisega, aga sa juba tundsid, et jumal äge, tahaks sinna minna. Aga põhimõtteliselt see diil, mis oli juba lähedal, tühistati ära. On see meeldiv tunne? Võiks kutsuda seda ebameeldivaks sündmuseks, sest sa juba sees olid valmis, eks ole, et see läheb, okei. Nüüd ebameeldiva sündmuse järel tekib meil mingi mõte, mis tekitab rahulolematust ja need mõtted võivad hästi varieeruda. No võib-olla näiteks sellest ühest sündmusest võib väga erinevaid mõtteid. Üks mõte võib öelda, et äkki ma olengi kehva või äkki ma teen midagi valesti või äkki ma olen rumal või äkki eks ole. Pane lint käima, iga inimeste peas on hästi huvitav kirju kompott, mis tuleb kõik need mõtted, miks me arvame, et miks see niimoodi tekkis. Aga need mõtted tekitavad meis tunnet ja see paha tunne on, kus teil on see tunne, kui tunnete, et asi on halvasti? Kus kohast tuleb? Siin, pane lihtsalt käsi peale. Kus see tunne on, kui nagu halvasti on? Et tunned, et peaks midagi tegema, ma ei tea mida, aga ma tunnen, et ma pean nagu liikuma mingi moel. Mis me selle paha tundega teeme? No, iseenesest me võiks sellest aru saada, aga mida me kipume tegema, me püüame seda maskeerida mingi asendustegevusega. No, on paha tunne, lähed sööd šokolaadi, läheb paremaks. Või lähed jooksma, läheb paha tunne üle mõnes mõttes. Aga me maskeerime selle ära ja see sama käitumine jätkub. Me läheme ikka sinna tehingusse, me oleme täpselt samamoodi, vanamoodi ja saame jälle teada, ei läinud kaubaks. Ja me ei saa aru, miks ei lähe kaubaks nagu, et ma ju kõike teen hästi, eks ole. Ja muidugi nõiaring käib edasi, tekib mõte, et oled rahulolematu, paha tunne. Ja võib-olla on nii paha tunne, et ma ei tea, hakkad jooma või narkot panema, mis iganes, eks ole. Maskeerid selle tunde ära, sest siis kui sa tuimestad selle, siis sa tunned, et see läheb ära. Ja maandad läheb järgmise nõiaringiga tagasi. Mis siin nüüd teha, on see, et mingi aeg tagasi ma ise mõtlesin niimoodi, et püüame hästi anda elujõudu headele tunnetele ja püüame kuidagi nii-öelda ma ei tea, halvad tunded nagu neid vähendada enda olemuses. Aga mida rohkem aeg edasi, mulle tundub, et miks me peame neid eristama, kas on hea või halb tunne. Pigem iga tunne, kui ta tekib, tal on mingi põhjus, tal on mingi sõnum, mida ta tahab meile öelda. Ja nüüd küsimus on, kuidas meil õnnestub seda tõlgendada? Me alguses tunneme mingit valu, mingi ebamugavus, mingi äng on. Ja tegelikult see äng ja valu, see on seal põhjusega, see on evolutsiooniliselt meie sees. Näiteks ka siis, kui sul, ma ei tea, liiga lebo elu on, tunned, et mingi pinge on sees, rahulolematus on sees. Või mis Peep ennem ütles, selline ärevus või selline asi on sees. See on tegelikult evolutsiooniline mehhanism, mis paneb inimese liikumas. Kui seda mehhanismi ei oleks, mida Peep teeks? Chilliks niisama. Aga õhtul kas ta on päevikusse midagi kirjutada, mis tehtud sai. Ehk tal on hea funktsioon, aga mis ta võib tekitada on see, et meil on halb tunne, ma ei tea, me teeme midagi, maskeerime selle ja tegelikult see tunne jääb alles. Nüüd, mis sõnumi see tunne tahab edasi kanda? Kuidas see tunne tahab mind aidata? Tunne kuidagi imelik tunne, mingi pettumus, mingi kurbus, mingi üksildus on ja küsid, okei, huvitav tunne. Kusjuures üks inglise keeles on hästi tore fraas on name it to tame it. Anna sellele nimi ja siis sa saad seda taltsutada, siis sa eraldad selle endast. Ma ei tea, mis see Eesti mehe see keskmine on, sütt on olla nagu. Aga see värvispektrum on palju kirjum. Et kui sa, mida täpsema nimetus, annad seda paremini seda aru, et mis mu sees toimub, mis see tunne on, mis praegu esile kerkis, mida ma praegu kogen selle sündmuse tõttu, mis käis. Ja nüüd, kui ma suudan seda nagu teadvustada, ma suudan talt nagu mõista, mida ta annab, siis ma saan valida, et mis ma otsustan siis teha. Et äkki ta tahab, et ma level up, paneks latti juurde. Äkki ta tahab, et ma võtaks just rahu maha. Ja ma ütleks, et mõnes mõttes, kui me räägime sellest inimlikust tarkvara uuendusest, siis mida puhtam kood sul on, seda ma julgeks väita paremat elu sa elad. Sest sellest puhtas koodist sa saad nagu aru, et mis mul vaja on, mida mul tarvis on, seda vähem sa läheb mingeid asendusasju tegema. Vähem on vaja asju osta ja muid ka, sest tavaliselt me ostame asju selle jaoks, et kuidagi imelik tunne on, et sellest tundest lahti saaks, eks ole. Ja ta on selline protsess, aga järgmine kord, kui tuleb see imelik tunne, anna talle tunnetus, kus ta on ja proovi sõnastada, võib-olla isegi häälega välja öelda, mõnele sobib kirjutamine, päevikusse kirjutamine,
see on ka hea instrument, mõnele sobib teise inimesega rääkimine. Proovi lihtsalt sõnastada, mis see on, mida see püüab mulle öelda ja siis mis ma võiksin teha. Ja ma julgen öelda, et see on üks samm nagu lähemale, et endaga selliseks heaks sõbraks saada, et asjad toimima saada.